Sellel nädalavahetusel on siia Solarise keskusesse kogunenud 80 Eesti õpilasfirmat ja toimub suur õpilasfirmade laat. Lähme vaatame, mida õpilasfirmadel meil pakkuda on. Me oleme siin õpilasfirmaga Meel ja nemad teevad siis kokteiliküünlaid erinevate lõhnadega, on mul õigus. Rääkige natukene oma õpilasfirmast. No me teeme siis soojavahast kokteiliküünlaid, mida saab siis pärast taaskasutada, kuna soojavaha on looduslik siis ja seda saab siis pärast kasutada kas või joomiseks või mida iganes selle klaasiga tahab siis teha. Meie oleme siis õpilasfirma Grippi Shoes. Meie toodame libisemisvastast spreid, mõeldud sissesaali sportlastele, nagu näiteks korvpall, käsipall, sellised spordialad, kus on kiired liigutused, sa võid libiseda, sa võid kukkuda, võib juhtuda vigastusi, selliseid värke-särke. Ossaraks? Okei, aga proovi teisega ka. Okei. See oli suuremas minu idee, kuna ma ise tegelen käsipalliga ja siis mul on olnud pidevalt seda probleemi, et oss kogu aeg libiseb ja siis sellelt tingitult on tulnud vigastused ja lihtsalt hüppeliigesti niimoodi valutama hakanud, kuna on valesti libisenud. Aga kas sa oled ise proovinud ka juba seda spreid trennis? Ja ma olen ise proovinud ja mõnel trennikaaslasel näidanud ja praegu on tulnud hea tagasiside, et alguses oli lõhnaga probleem, aga seda me arendasime, nüüd on lõhn sellel juba parem ja praegu kõik, kes seda proovinud on neile see tööd andnud. Meie teeme siis osaliselt taaskasutatud kangastest ümberpööratavaid topikesi, mis on täiesti ainulaadsed, ehk siis täiesti kordumatud kombinatsioonid, kangad sammuti ja pääsin ära sellest topist siin, keeran teise poole, täiesti uus särk. Topi ühte külge. Ta käib siin kenasti kaela ümbert kinni ja niimoodi saate ilusti lihtsalt ümber pööratada. Ja on teil juba olemas uus muster, mis siit tagant välja tuleb. Oota, te ütlesite, et nad on taaskasutatud kangastest? Et vähemalt 50%, osad on meil ka 100% taaskasutatud kangastest. Et praegu on meil siin siis selline valik on jäänud. Ja kus te need taaskasutatud kangad olete saanud? Me oleme saanud näiteks väga palju Punaselt Ristilt, saime ka Uuskasutuskeskusest ja oleme mõnelt moedisainerilt saanud kangejääke, näiteks Karin Rask oli lahke ja andis meile mõni. Aga kas need kangas on mingisugune kindel kangas, mida te just otsisite või on üsna ükskõik, ma lihtsalt vaatan, et on niisugune nagu veits satiinine? See siid või satiin, et põhiliselt ikkagi polüester kahjuks, aga me ikkagi taaskasutatud, ehk siis kõik, mida me kätte saame, me kasutame. Meie oleme õpilasfirma Tiko, me oleme Gustav Adolfi gümnaasiumist ning meie teeme korduvkasutatavaid vatitikke, mis on siis silikoonist ja need on siis mõeldud kas meigi korrigeerimiseks või kõrvade puhastamiseks ja peale kasutust saab nad siis vee all kas siis seebi või meigi eemaldajaga ära pesta, uuesti kasutada ja meie vähendame siis ühekordsete kasutustega vatitikkude ületarbimist, seega pakume sellist loodussäästlikku alternatiivi. Ja meie eesmärgiks ongi siis see, et kuna hästi palju on näohooldusvahendeid, millel on ainult üks kasutus, mis lõpetavad lõpuks kusagil prügimäel, siis see nagu aitab iga tavainimesel sellist probleemi lahendada. Oleme siin õpilasfirmaga Lõõla, nad teevad multifunktsionaalseid lõikelaudu ja meil siin kohe, mis su nimi on? Jan. Jan näitab, kuidas on see multifunktsionaalne. Oletame, et teil on olukord, kus te soovite lõigata midagi. Lõikate pool ära ja lõpp jääb niisugune väike, jube raske kinni hoida. Või on oht, et lõikate näppu. Meie lahendus ongi, et lükkate vastu seina, ühe näpuga siit ja siis saate kordades kergemini lõigata. Siis näiteks hakite hästi palju asju, soovite kuhugi ära lükata. Kui siit lükkate, läheb nagu hajali, aga mööda seda joont ilusti kõik ühte kohta. Ja see osa käib ka ilusti ära, et saad ära pesta. Väga cool, väga lahe!